niimoodi, et see on siis jaanipäev. Mina olen Poolas, Poolas on ilm on samasugune nagu kodus. Mitte midagi meeldivat. Tuli telefoni peale ka tormi hoiatus. Aga noh, siin on temperatuur vähemalt soe. Ei ole külm. Praegu sajab vaikselt. Ei ole sellist raju, nagu siis, kui ma sõitsin, mis taustal näha on. Ja oot selline on rekkamehe argipäev. Mu käest ära ka mitu korda hommikul küsisid, et kuidas jaanipäeva pead ja kas tuleb pidu. Ma ütlen, ei mis pidu, et joomiseks leiab ju, kui alati põhjuse leida, selleks ei pea olema mingi jaanipäev. Et vahet ei ole, ma ei tea, millest see tuleb, aga vanasti ootsid, et tuleb jaanipäev ja üritasid võib-olla ennast vabaks sebida või vaatasid kalendrit, kuidas töögraafikuga sobib ja puha ja siis ütleme niimoodi, et praegu nagu ei ole sihukest asja. Et ühest küljest äkki see ongi see, et mis on nagu olnud eesmärgiks, et kõik on kõigiga tülis, kõik on kõigi peale vihased, keegi kedagi ei usalda. Ja see ongi sihukese nagu motivatsiooni või entuka maha võtnud, et ei ole sihukest asja, et mingid jaanipäeva pidada. So what? Üle-eelmine nädal, kui R33 stuudios olin, lubasin, et ma olen täiesti ühe nädalat 100% optimistlik. Ja näed, olengi olnud, nädal on juba täis. Et terve eelmine nädal ma olin täiesti optimistlik. Aga juhtus üks teine asi. Juhtus nimelt see, et nagu saatuse tahtel, et lubasin, et olen optimistlik. Ja nüüd ma ei tea, kas see on sellest, et ma olen vanaks jäänud, et aeg oleks istuda koju tugitooli, teleka ette või mis. Aga ma jälgisin, sattusin kogemata YouTube'is ühe Türgi seriaali peale. Ja siuke, mis on pikk versioon, see tähendab seda, et üks seeria on nagu üüberpikk. Üks seeria on 2 tundi, 20 minutit, 2 tundi, 10 minutit, niimoodi varieerub. Kokku 32 seeriat. Ja täna on jaanipäev, tänaseks just lõpetasin selle vaatamise. Ja kui ma muidu nende seriaalide fänn ei ole olnud, nagu need Ladina-Ameerika omad on, mis meil siin pakutakse, vahepeal on näidatud ja kunagi ongi öeldud siis, kui meil need seebikad tulid, et see lihtsalt Mariad ja mis asjad need kõik olid, kõik võimalikud. Siis ma ütleksin, need on nagu puhta seebikad. Aga see Türgi oma, mis ma vaatasin, mind see paeluus kohe esimese seeriga panin korraks käima ja see mind haaras niimoodi, et ma vaatasin kõik need ära. Kujutage ette 32 seeriat, üle 2 tunni seeria. Nii et see on 32, 64 tundi seriaali vaadata. Kalle, sa oled vanaks jäänud. Aeg on pensionile minna. Aga mis see seriaal eriline oli? Eriline oli ta selle pärast, et ma isegi ei oskaks teda žanrisse panna. Ilmselt on ka ikkagi melodraama, aga seal oli kõik, seal on iga seeriaga läbivalt on krimi, melodraama, romantika, siis on, ütleme, psühholoogia, kõik niimoodi läbi segi ja ütleme niimoodi, et kui vaatad mingit seriaali muidu, ma ei ütle, et ma neid oleks palju vaadanud, aga kui oled vaadanud või ütleme nagu mingid vaatad krimiseriaali ja midagi, siis on asjad alati nagu ettearvatavad põhimõtteliselt. Vähemalt ma ei tea, minul on, võib-olla ma liiga palju filme vaatan,
aga ma hakkan nagu ette arvama, mis järgmiseks juhtub. Aga vaata, see Türgi seriaal oli niimoodi, et mõtled, ahah, nüüd tuleb kindla peale see teema ja siis tuleb siuke pauk kuskilt hoopis teisest kohast. Ja teate, mis on põnev? No film oli põnev, ma vaatasin ta ära. Ma ei tee praegu filmi arvustust, aga see on lihtsalt nagu jaanipäev ja vaadake ise, film on ja siis ma niimoodi mõtlesin, et ma nagu mõtistan kõva häälega, kuidas üks amatöör argipäeval võib ka niisama midagi mõtistada, ilma kirumata midagi. Ja ma mõtlen sedasi, et seal filmis tegelikult olid kõik inimeste halvad pooled, head pooled, kõik asjad olid ühte kokku võetud. Kõik see käki keeramine, andestamine, kõik asjad. Ja ta ei olnud siuke nagu imal üldse mitte. Et mina vaatasin niimoodi, et oma türgi keelt ma ei oska, aga see oli vene keeles oli peale loetud ja siis mul on nagu lihtne aru saada. Aga ma mõtlen huvitav, mis meie televisioon teeb. Miks nad siukeseid sisse ei osta? See on väga okei seriaal. Need, mis ma olen muidu näinud, et meie telekas on näidatud neid türgi seriaal ja siis on ka siuksed imalad on ja niimoodi, aga see oli tõesti ülimalt äge, ma ütleks niimoodi. Pani sügavalt mõtlema sellele, et kui sõltlased tegelikult inimesed on no mitte just televisioonist, aga no televisioon, sotsiaalmeedia, seal sotsiaalmeediast nagu juttu ei olnud üldse, aga põhimõtteliselt. Et kuidas on võimalik inimeste mõtteid niimoodi nagu programmeerida. Ma ennast tunnen praegu, et ma oleks just nagu ära programmeeritud. Sest mul on nagu eluaeg on tegelikult näiteks nagu psühholoogia on huvi pakkunud, aga selles mõttes, kui sa oled just nagu siukene oma iseloomult oled selline mingi sitakeeraja ja värki, siis tegelikult kogu sitakeeramine seisnebki selles, kui sa valdad hästi psühholoogiat ehk manipulatsioon. Sest manipulatsioon on üks psühholoogia osa. Ja mind pani päris sügavalt mõtlema paljude asjade peale. Nii oma elust kui sellest, mis ümberringi toimub. Ja huvitav on see, et inimesed nagu selle peale üldse ei mõtle. Et okei, sellest räägitakse teadskohalt teiega manipuleerimiseks kõik, aga mind nagu pani mõtlema see, et huvitav, mis peab mingil inimesel juhtuma. Midagi sellist, et inimene saab aru, et temaga sõna otseses mõttes manipuleeritakse. Et nagu meil räägitakse, et sotsiaalmeedia kogub ka sinu kohta infot seal, et kuidas sa kuskil kommenteerid, mida sa likeid ja värki ja vastavalt sellele sul pannakse igast reklaame ja värki. See on nagu siuke kaudne, sest mind jätavad reklaamid näiteks täiesti külmaks. Pidevalt YouTube'is jookseb vahele reklaam, et aga miks sina Prismas ei käi? Ma iga kord vastan sinna, ütlen, et kui sorry, Prisma on jumala kallis. Et ta on siuke väga valeliku reklaamikampaaniaga on ja ma vastan sinna, aga sest ta vähe apid ma siin oma ette räägin. Aga nad inimesed saa aru. Ma ise hakkasin ka mõtlema oma elust mingeid asju ja mõned lahendamata asjad on veel. Ja ma olen varem mõelnud, aga mitte nii tõsiselt, aga praegu ma mõtlesin niimoodi, et huvitav, miks ma ei peaks siis ütleme neid asju lahendama ka täpselt sellise nurga alt, et hakkakski nagu psühholoogiliselt mõjutama, manipuleerima. Selleks, et
õiglust jalule seada. Nüüd ma ei olegi suutnud otsustada, mis ma teen. Sest kuuled siin inimeste elusid, kõike kuidas kellelgi, mis asi on. Ja igal pool, igal sammul ma näen ainult ühte asja. Kõik piirduvad ainult sellest, mis nad on oma emotsiooni tasandil. Nad nagu sügavamalt üldse ei mõtle, kuidas midagi ette võtta, kuidas just niimoodi kasvõi nimetame seda manipulatsioon, see on kehva sõna, aga ikkagi psühholoogiliselt mõjutada. Kas oma käitumisega, oma väljaütlemistega, millega iganes. Või võib-olla näiteks teinekord mõnes kohas kuskil midagi valetada selleks, et sinu sõnum jõuaks kellegile. Täpselt nii nagu poliitikud teevad, vaata. Nemad ka ju kogu aeg valetavad, et see sõnum jõuaks sinuni, mida nemad sulle tahavad öelda, et see oleks võimendatud. Ja võimendatud on juhul, kui ta sulle valetab. Mida rohkem ta valetab, seda suurem tõenäosus on, et sa midagi sellest usud. Täna mul oli üks jutuajamine telefoni teel ühega. See oli sama teema tuli, ma esitasin küsimusi, aga kus sa tead? Kus sa tead? Siin vahet ei ole, mis teemal. See oli, aga kus sa tead? Et seda, et peavoolumeedia sulle valetab, et seda tead, kus sa... Aga mul on omad kohad, kus ma loen. Aga küsimus, aga kus sa tead, et nemad õigust räägivad? Kui sa seda väidad. Vastus on see, nagu kõik ütleb, ma võtan siit natuke ja sealt natuke võtan, siis panen oma peas kokku. Jah, nii ongi. Aga siis sa saad öelda, et sa arvad, et on nii. Mitte niimoodi, et sa tead, et on nii. On ju nii? See on suur vahe, kas sa arvad või sa tead. Sest siis, kui sa tead, siis sa pead esitama faktid. Aga tavaliselt keegi ju fakti ei esita. Et jah, selles mõttes on see elukene ikka tegelikult ütleme niimoodi, et üüberkeeruline. Ja kui mõtled niimoodi, et siin öeldakse, et küll poliitikud elavad paralleelmaailmas või mingid ülemused elavad paralleelmaailmas, siis pigem nad ei ela mitte paralleelmaailmas. Nad elavad sinuga ühes maailmas, aga nad loovad sulle sellist illusiooni, et sina arvaksid niimoodi, et nad elavad just nagu paralleelmaailmas. Aga nad loovad sulle kogu aeg illusiooni mingisugust. Ja see nii kaua nad seda teevad, kuni sa hakkad seda uskuma. Tähendab, sa isegi omast arvust nagu ei usu seda, aga sa hakkad paratamatult niimoodi käituma, nagu seda illusiooni on sulle loodud sinna. Et vaata, kuidas koerad õpivad, ega koerad õpivad ka, neil on refleksid, õpivad, proovivad midagi, suudab läbi teha, saab kommi, on hästi, teist korda saad kommi teha veel parem ja koer hakkabki seda tegema, alati reageerib ühele samale käskluse täpselt ühte sama moodi. Ta ei reageeri sul erinevat moodi. See, kui mis käskluse annad, seda teeb, seda teab, et see on õige ja inimesed on samasugused. Lihtsalt inimesed mingil määral algul tõrksama, nad ajavad rohkem vastu, aga kui hommikust õhtuni sul räägid ühte seda sama, võib-olla erineva nurga alt, aga siis sa lõpuks võib-olla, kui kohe ise uskuma ei hakka, inimesi ümberringi palju, mõni hakkab ikka uskuma ja siis ta hakkab käituma niimoodi, sina näed seda kõrvalt, ta juba teeb nii, siis sa näed kolmas teeb niimoodi ja siis hakkad paratamatult nii tegema. Ja siis edasi minnakse järgmine samm, siis järgmine. Ja nagu praegugi meil on, et Eestis hinnad tõusevad, pidurid sinna peale ei tule. Osad siuksed ütlevad, et jah, ma saan hakkama ja mis kõik hädaldavad ja nii ei saagi, aga ma vaatan, kaua neid niimoodi räägivad. Jõuab see kõik katastroof nendeni ka ühelt maalt, mis praegu on. Ma ise
nii palju kui niisuguste tavakodanikega, ütleme, rääkinud olen, nii Kalevi vahelgi poes käid, näed ja räägid inimestega ja siis vaatad, ütleme ausalt, inimestel on ikka raske juba on raske. Hästi paljud on juba hakanud ka seda välja ütlema, näitama. Kui enne mitte, siis nüüd juba, jah. Nii et nii kurb on see. Mina siin oma videokesi teen ja ma ütlen niimoodi, et mul ei olnudki tuju, ma sõitsin, siis ma vingelt mõtlesin kõike seda. See film hakkas just lõppema, nüüd lõppeski ära, et siuke tegelikult toreda lõpuga oli nagu iga siuke vinge seriaal peab hea lõpuga olema, mis siis, et peaaegu oli niimoodi, et oli täitsa pekkis, aga ka siuke kogu aeg üllatus otsa tuli ja kannapööre igal sammu. Et esialgu lõppes nagu hästi see asi, aga jah. Aga nüüd ongi, et mina teen siin videot niimoodi. Siin see, mis taustaks jookseb, näete, mõnke sadu ja kõik oli. Praegu videot teen, siis nüüd hakkab selgeks minema enam ei saja. Aga ma ütlen, kui ma vaatasin, mis kodus näitab ka 13 kraadi ja vihma sajab ja vägev jaanipäev. Kliimaentukad lõugavad, jess, massa, kurat küll, et me peame loodust parandama ja märkin, no mida fuck, ega ikka ei paranda küll seda loodust, ega ikka ei paranda küll. Loodus käib oma rada ja ta on eluaeg nii käinud. Kõik need vinged rohelised, kõike mida teevad siin, kellegiga ma rääkisin ja jälle tuli siis metsadest juttu. See on ikka täitsa õudne, võtke, tõmmake Google Map lahti, võtme Eesti kohal, tõmmake lahti ja vaadake, kui mõned augud sees on. Kusjuures Google Map pidevalt ei uuenda, ma ei teagi, kui tihedalt uuendab, mingi paari aastat tagant uuendab, aga praegu ikka vaatad, siis on ikka, no eriti, praegu ka veel, ta ei ole praegu uuendat, aga vaadake, seal on siuksed paistab, et kevadel on tehtud, siis kui kõik roheline veel ei ole ja siis midagi paremini näha. Millised augud on sisse tõmmatud igale poole. See on ikka täiega õudne. Ja selleks, et vaja rohkem raiduda, muudetakse jälle seadust. Ma ei teagi, kuidas praegu on, aga kunagi mingi hetk oli ju niimoodi, et seal mingi puu pikkus oli, et mida loetakse metsaks. Ja siis selleks, et saaks seda metsa juurdekasvu rohkemaks teha, siis tõmmati see puu pikkus ja kõrgus alla, et umbes, et kui juba 1,50 meetrit puu, et siis on juba mets on. Ja enne vist oli kõrge mingi 2 meetri peale, ma ei mäleta, aga ühesega süsteem on sellest. Aga jah, vaat niimoodi käib siin, võib-olla mõned tahaksid rohkem, et sõidust teeks, kui ma sõidan, aga ma ütlen teile päris ausalt. Ma olen natukene väsinud. Et kogu see videode tegemine ja värk, et see võtab palju aega. Video tegemise ennast ei võta midagi aega. See ongi täpselt nii pikk on, aga see, mis pärast võivad teha, kui kokku kleepida ja värki, et kui siukest erinevat toredat kaadrit teha. Et see just ongi. Ja mis teinekord eriti kurvaks teeb, mõnedel videodel on hea, no võib-olla see minu viga, aga mõnedel videodel on hea, siis vähemalt hästi palju kommenteeritakse. Ja seal vahet ei ole, milline kommentaar on, aga vaat siis ma tean, on sitasti või on hästi või vahet ei ole. Aga mõnedel videodel siis on üldse kommentaari. Ja siis on siuke tunne, et nagu, et no jah, kellele ma seda teen, milleks ma seda teen, kõigil sügav savik. Aga jah, näed. Niimoodi see eluke veeleb siin ja ei teagi, mis edasi saab. Võib-olla mul endas on see viga ka, et miks siuksed imelikud mõtted peas, et need on pikalt ilma puhkuseta nagu tööd tehtud, et võib-olla see, et lihtsalt hakkab klemm kinni jooksma. Et näis, et noh, nüüd õnneks varsti tuleb Rally Estonia, siis ma saan puhkuse võtta ja vaatan, tahaks sinna Lõuna-Eesti rallile ka veel minna, Rally Estoniat. Aga noh, nagu ikka igal pool, kõik jääb raha taha kinni.
et muus mõttes just nagu ei oleks kulukas, aga küll mul sinna sõita on üle 200 kilomeetri sinna, 200 kilomeetrit tagasi, 4 sotti sõida jälle väikse autoga maha. Kütus läheb ju, kütus indeks ka jälle ülesse. Mul auto võtab, ütleme, näitaja järgi on 5, aga reaalne on 6 kuskil. Nõksu alla 6 võtab 100-le. Aga 400 kilti, 24 liitrit, korrutad 1,5-ga. Jälle, nii ta läheb. Et ei teagi, mis saab. Kõigil vaikselt näed, kuidas juhe jookseb kokku ja kui enda kõrvalt näen inimesi, kuidas inimesed läbi põlevad, sõna otseses mõttes. Ja ütleme päris ausalt, ega ma ise ka tunnen kohe, et hakkan läbi põlema. Et nii kurb, kui see ka ei ole. Aga nüüd ma siin ikka muud ütlen teile. Sõbrakesed, kes te vaatate, kes te pole kommentaaridega kitsid olnud, olenemata olukorrast, ikka kirjutate, et see on tore. Ja teile suured aitäh, kes vaevuvad laigi panema. Ma ei saagi aru, ma olen siin teistega rääkinud, kes ka videosid teevad ja värkid. Inimesed nagu kardavad sinna pöialt panna, nagu see võtaks tüki küljest ära. See võtaks nagu tüki küljest ära, et issand jumal, ma panin talle laigi. Siis te muretsete, keegi ei näe, kes selle laigi pani, kui te panete. Võite julgelt panna, see on lihtsalt pöial, ongi kõik. Aga ma ei tea, kas nad ei vaevu, või nad mõtlevad, et nad jätavad ennast jälje, või et nad mõtlevad, ei kurat, ma ei saa muidu videos, liiga paljud näevad, et tuleb välja, et on hea video, ma ei tea. See on eestlase kitsikus või ma ei tea, mis see on, aga see teeb ühes mõttes jumala kurvaks. Ausõna teeb kurvaks. Et see näitab, et inimesed on just nagu tühjad. Äratuskell tahtis tõlisema hakata mul. Eile ma tegin väikse uinaku, kui ma sõitsin, et 45 pausi tegin, ma kella tõlisema. Aga täna tuleb jälle kell tõlisema panna. Praegu ma siin kohalik kell 8 õhtul. Ma pean kohaliku ajal kell 6 hommikul tõusma. Et siit on 300 meetrit minna, siis mul on see värav, kus ma sisse lähen. Seal panen koorma maha, siis pannakse osa peale, siis lähen sõin järgmisse kohta, seal tõmban selle maha, siis võetakse poole maha, selle tõukan tagasi peale, siis pannakse seal veel peale juurde, siis lähen võtan metalli peale ja siis lähen jälle terminali võtma. Oleks terminali võtma ei peaks, jõuaks kolmapäeval koju, aga kuna ma pean võtma, siis on pekkis. Sest ma pean siis teisipäeval vara seisma jääma ootama, et mis kell öeldakse, et terminas kaup kohal on, siis sõida sinna ja siis jääb kodust natuke puudu. Täna oli ka tore, täna võeti rajavalt maha korra. Siuks kohas ma olen siit nüüd ikka mitu aastat sõitnud, see on iga nädal, ma sõidan mööda, iga nädal see on kogu aeg väljas ja pole mind maha võetud. Täna võttis maha. Aga kõik mul oli korras, kõik läks hästi, tegelikult kontrollis suht ruttu 18 minutit läks. Aga väga uhkelt. Sai kõik tehtud ja nii ta on. Nii et on nii. Ja eks siin nüüd niimoodi oli, et mina lobisesin. Teie saite näha seda suure pildil, mis mul klaasi tagant näitas. Mõni võib öelda, et näete pudune, see on kõva vihmasadu. Ja kuna filmis nagu 4K-ga kvaliteediga, siis sükste vihmapiiskad, siis ta ei suuda ennast nii kiiresti fokusseerida vist ilmselt. Aga muidugi oli nii hall, nii kõvasti sadas ka, et see oli selle pärast ka. Aga kellele ma räägin, nii lõpuni ei viitsi ju keegi vaadata. Aga okei, ma ütlen päris ausalt, mul oleks praegu tuju paremaks, kui ma sain teile rääkida oma mõtetest. Ja et video ei ole pikk ka niimoodi, et kes jõudis lõpuni vaadata, siis on hästi, sest see peaks olema jõukohane kõigile. Aga okei,
ma katsun siis seda kuidagi siia üles panna kokku niimoodi, et see, mis läbi aknaga välja paistis. Aga okei, olge tublid ja kes viitsib, see pangu õial. Kelle veel rohkem viitsimist on, see võib kommentaari kirjutada, olen väga tänulik. Nii et las siis olla ja ilusat jaanipäeva kõigile. Tšau, Klau!